Mul on tunne, et see sõrmus võib olla veel rohkem next level. Seda on mõtet ainult siis kasutada, kui sa tahad midagi oma elus muuta. Ma olen selle poole päevaga juba täiesti müüdud. Sel sügisel on kogu maailma tabanud tõeline nutisõrmuste hullus. Ometi ilmus maailma esimene nutisõrmus juba 2015. aastal. Seega tekib küsimus, miks on need nüüd äkitselt 10 aastat hiljem trendima hakanud ning on need siis üldse kogu seda haipi väärt? Tracks your sleep, tracks your energy. I absolutely love my Oura Ring so much. Nutisõrmuste hulluse taga on tegelikult palju erinevaid põhjuseid. Alates sellest, et koroonapandeemia tekitas inimestes suurema terviseteadlikkuse, kuni selleni, et nutisõrmuste võimalused on lihtsalt niivõrd palju edasi arenenud. Tänaseks annavad sõrmused kandjale märku näiteks sellest, kui ta hakkab haigeks jääma. Need on võimelised tuvastama uneapnoe kahtluse ning osasid sõrmuseid promotakse isegi rasestumisvastase vahendina. Kuid tõenäoliselt üheks olulisemaks populaarsuse põhjuseks on erinevad kuulsused, kes on nutisõrmuseid avalikult kandnud või sel teemal sõna võtnud. Kim Kardashian on näiteks rääkinud Oura sõrmustest korduvalt oma Instagrami stoorides. Jennifer Aniston rääkis samast sõrmusest pikalt Jimmy Kimmeli live saates ja prints Harryt on nähtud Oura sõrmusega avalikkuse ees juba aastaid. Jälgi mu pulssi, verehapnikusisaldust, hingamissagedust, temperatuuri, millal sa haigeks jääd, millal su menstruatsioon hakkab, und, samme, stressi, treeningut. Teate, siinkohal võiks juba mu eluvalikuid ka jälgida. Otsustasime ka ise omal nahal järgi proovida, mis peitub nende imevidinate populaarsuse taga ning Telia saatis selleks meile 2 populaarset nutisõrmust, mille ma 5 päeva jooksul põhjalikult proovile panin. Saime katsetamiseks Momax One Sense sõrmuse ja Rincon Gen 2 sõrmuse. Kandsin mõlemad sõrmust esmalt eraldiseisvalt 2 päeva ning seejärel veetsin viimase päeva kandes mõlemad sõrmust korraga. Ma arvan, et ei ole õigemat inimest sellist asja proovima kui mina, sest et ma olin, Eestis üks esimesi, kes üldse nutisõrmuse tellis, kui kunagi tuli välja siuke asi nagu Oura Ring. Ma tellisin kohe selle endale. Oura on nimelt nutisõrmuste turu suurim liider ja nad olid ka esimesed, kes 10 aastat tagasi sellega turule tulid. Ma mäletan, et ma olin mingi 1-2 hästi elevil, kasutasin täiega. Aga siis ma sain suht ruttu aru, et seal on nagu väga palju funktsioone puudu minu jaoks. Oura nutisõrmuste suurimaks kriitika põhjuseks on see, et sõrmuse niigi kallile hinnale lisanduvad ka pidevad liikmelisuse tasud, mida paljudel konkurentidel ei ole. Täna saame teada, kas sa pead oma neeru maha müüma või saavad oma ülesannetega hakkama ka odavamad sõrmused. Kohtusime loo raames ka Agu Remmelguga, kes on samuti 7 aasta jooksul proovinud ära mitu erinevat nutisõrmust. Seda on mõtet ainult siis kasutada, kui sa tahad midagi oma elus muuta ja see annab sulle informatsiooni, mida muuta, et une kvaliteeti parandada. Esimene sõrmus, mida katsetasin, oli Momax One Sense Light, mis oma hinnalt on taskukohasem. Redditis on Momaxi sõrmuseid nimetatud odavateks kloonideks, mida soovitatakse vältida. Seda enam tekitas see minus aga huvi, et kas taskukohane sõrmus tõesti ei kõlba kuhugi või on tegu kellegi alusetu laimuga. Lõputu rida erinevaid asju, mida kõike ta lubab jälgida. Saladuskatte all võin kõigile naissoo esindajatele öelda, et see sõrmus väidetavalt trackib isegi teie menstruaaltsüklit. Kui see kõike seda teeb, mida see lubab, siis see võib olla päris väärt investeering endale siuke asi soetada. On aeg esimeseks treeninguks. Praegu on nagu harjumatus, et ma pean tagasiside saamiseks ootama ära treeni lõpuni ja siis ma saan seda telefonist vaadata. Hetke esimese arvamuse põhjal ma ootasin natukene rohkem, et hetkel kuidagi oli seda infot nagu vähe ja natuke see kilokalorite teema ajas mind ka segadusse. Vahepeal trenni ajal need nagu jooksid seal, vahepeal täitus nagu 50 kilokalorit, siis läks jälle nulli, siis jälle 50-ni jälle nulli. Ja siis samas ma lõpetasin treeningu, siis ütles, et ma olen kokku ainult 33 kilokalorit treeniga põletanud, ehk siis natuke tundus seal mingi error olevat. Lõpetasin just oma esimese jooksusõrmusega ja ma pean ütlema, et ma olen päris positiivselt üllatunud tegelikult, et
tõepoolest jooksu puhul andis see sõrmusäpis kõvasti rohkem andmeid kui rattasõidu puhul. Ma panin paralleelselt jooksma ka enda jooksuäpi Nike Run Club, mida ma tavaliselt kasutan. Ja mis mus võib-olla nagu muret tekitas, oli see, et selle äpi andmed mu jooksu kohta ja sõrmuse andmed olid päris erinevad. Mis kõige drastilisemalt erines, oli jooksudistants. Selle äpi puhul siis näitas, et jooksudistants oli üle 2 kilomeetri. Sõrmuse puhul näitas kuskil 0,6 kilomeetrit, mis ei tundu mitte kuskilt otsast loogiline mu jaoks. Mu esimene öö sõrmusega on möödas ja ütleme nii, et esimene mulje on kohe see, et sellega on kõvasti mugavam magada kui näiteks nutikellaga. Uneandmete koha pealt on nii, nagu ma arvasin, et hästi-hästi põhjalikult näeb seda kõike. Erinevad unefaasid, kui palju sa üleval oled olnud, kui kvaliteetne su uni oli, kõik, ma ei tea, kuidas su hingamine oli uneajal, et tõesti hästi-hästi põhjalikult näeb seda kõike. Mis mul natukene tekitas kahtlust, on see, et ma tean väga selgelt, et ma olin enda tänase öö jooksul 3 korda üleval ja tegelikult nendest kõikidest kordadest see süsteem tuvastas ainult 1 ülevaloleku, mis oli kõige pikem, mingi 13 minutit. Igatahes on väga põnev vaadata neid andmeid seal. Me veedame umbes 1/3 oma elust magades, aga enamus meist ei tea, kas me tegelikult puhkame või lihtsalt vedeleme silmad kinni. Nutisõrmus ei ütle sulle lihtsalt kaua sa magasid, ta näitab, kuidas sa magasid. Kas sul oli päriselt sügavuni, kas snäkid, alkohol või scrollimine enne magama minekut rikuvad sund? Sa hakkad mustreid nägema, millal sa ärkad väsinuna ja millal värskena. Ja siis saad need mustrid enda kasuks tööle panna. Ma vahepeal tegin tegelikult mitmetunnise uinaku ja see ei kajastunud kohe seal äpis või sõrmus ei saanud nagu aru sellest. Ma mõtlesin, et ma annan sellele aega. See sõrmus ikkagi ei tuvastanud mu uinakut. Ma olen juba nii kaua elanud, et ma tean, et kui midagi siin maailmas on tähtis, et olla edukas, olla rahulolev ja rõõmus, et siis uni peab korras olema. Ja ma tean seda ka, et mida mõõdad, seda saad. Sellepärast tuleb mõõta. Mis hetkel mu lemmikosa on olnud, on vist see health advice ja recovery report sektsioon, et seal kuidagi võtab kokku kõik eelmise päeva olulisem info. Mu enda jaoks oli hästi huvitav see näiteks vaadata, et mu kehatemperatuur isegi oli nagu mingitel perioodidel justkui nagu seal palaviku piiri peal, mis oli mu jaoks üllatav, sest niimoodi enesetunde mõttes ma nagu ei saanud midagi aru. Aga selles mõttes, kui see nagu päriselt näitab näiteks niimoodi ära, et kuule, vist hakkad haigeks jääma või midagi sellist, et siis see on nagu päris äge. Momaxi puhul ma olen natuke kriitilisem, mul tunne, kui su jaoks on olulised just need fitness andmed, siis võib-olla tasub kaaluda mõnda teist sõrmust, et Momaxi puhul ma arvan, ma paneksin mingi 40 isegi. Teine kategooria terviseandmed üleüldiselt oli üldse valdkond, mis mind väga-väga tugevalt üllatas. Momaxi puhul ma annaksin terviseandmetele 80, et tegelikult kõik, mis sa saad, on ülipõnev, ülivajalik, hästi huvitavaid asju oli seal. Momaxi puhul on ikkagi ka väga suur pluss menstruatsiooni jälgimise võimalus naistele. Ja viimane 3, mis ma arvan on ka väga oluline paljude inimeste jaoks, on une jälgimine. Ma äkki annaksin 90, sest seal oli nagu kohati rohkem mingeid ebatasasusi. Teine sõrmus, mida katsetasin, oli Ringcon Gen 2, mis oma hinnalt on krõbedam, kuid mida ühismeedias peetakse paljude poolt üheks parimaks nutisõrmuseks. Mul on tunne, et see sõrmus võib olla veel rohkem next level kui eelmine, sest et seal juba viskas ette mingid teated, et ta automaatselt tuvastab, kui sa trenni teed ja mingi... Ühesõnaga, tundub, et seal on päris palju ägedaid funktsioone, mida avastada. Ma olen nüüd kuskil pool päeva saanud jälgida selle sõrmuse toimimist ja teate, ma pean ütlema, et ma olen selle poole päevaga juba täiesti müüdud.
mu jooks ringkoniga on tehtud ja ma ikkagi pean tunnistama, et see paratamatult kuidagi kõigis aspektides on hetkel mind rohkem üllatanud kui see teine sõrmus Momaxioma. Need andmed olid täpsemad, vähemalt kui ma võrdlesin selle Nike Run Club äpi andmetega, mida ma muidu tavaliselt kasutan. Jooksu, distants, aeg, kõik sellised asjad olid nagu väga-väga sarnased mõlemas kohas. Esimene öö ringkoniga on magatud ja nagu ma arvasin, siis selle sõrmuse põhjal need uneandmed, mis sa saad, on mega põhjalikud. Mulle hästi meeldib see uneapnoe osa, et seal on jälle nagu mingi põnev asi juures, mida näiteks teisel sõrmusel ei olnud ja vähemalt tänase une põhjal ei ütle, et mul mingeid nii-öelda kõrvalekaldeid une mõttes oleks. Aga see, et meil on nagu mingi selline sõrmus, mis võib anda vihje, et kuule, et äkki kontrolliksid uneapnoe, et see on nagu päris äge. Ainus asi, mis must täna natuke nagu kahtlust tekitas, oli see, et mul näitas, et ma olin öö jooksul päris mitu korda üleval, sellised nagu 5-minutilised ülevalolekuajad ja vähemalt enda teada ma ei ärganud kordagi selle öö jooksul. Huvi pärast vaatasin nüüd enda seda stressindeksit sellest sõrmuse äpist järgi ja kusjuures oligi reaalselt see, et siis, kui ma tundsin ennast kõige rohkem stressis, siis mu stressi level oli seal graafikul päeva kõige kõrgemas punktis, mis mu lemmikasi vist kogu selle sõrmuse juures on see wellness balance lillekene seal kohe alguses, kui äpi lahti teed, mis annab minu arust ülihea ülevaate kogu su sellest tervise seisukorrast. Et sa näed seal nii-öelda sektorite kaupa ära, et mis valdkonnad su elus võib-olla vajaksid rohkem tähelepanu antud hetkel. Trenn, erinevad fitness näitajad. 10 palli skaalal ringkonile ma annaksin, ma arvan, 9. Et see info, mis sa saad, on hästi-hästi põhjalik. Seal on päris suur valik erinevaid trenne. Mulle meeldib, et seal on see võimalus ise nii-öelda mudida neid lõpptulemusi ja andmeid. Ringkonile ma annaksin terviseandmete osas kindlalt 10-10. Une jälgimine, jällegi ringkon, mitte ühtegi halba sõna, 10-10. Ülisuper, täiega soovitan, kes tahab und jälgida. Viimase testina otsustasin ka mõlemad sõrmused korraga proovile panna. Täna me hakkame siis tegema trenni, millega ma tegelikult enamiku ajast tegelen, ehk siis kalisteenikat ja nüüd me tegelikult jõuame ka nutisõrmuste ühe kõige suurema probleemini mu jaoks, mis on see, et kui sa oled jõutrenni harrastaja või ka nagu mina kalisteenika harrastaja, siis tekib väike probleem, ma kohe näitan teile. Ühesõnaga, kalisteenikas enamiku ajast sa pead hoidma kinni kuskilt torudest või siis täiega põhimõtteliselt dünaamikas lööma oma kätt vastu toru, mis ilmselgelt nende sõrmustega on natukene raskendatud ja vähemalt selle ringkonni sõrmuse puhul oli isegi manualis kirjas, et ei tohiks tegelikult selle sõrmusega jõutrenni teha. Kui ma teen mingit tööd, parandan midagi kodus või remondin, siis ma kasutan mingid kindaid, panen kindad peale. Või siis jõusaalis ma kasutan selliseid poole näpu kindaid, mis sõrmuse katab ära. Ma jõudsin just enda kalisteenika trennist koju ja läks suhteliselt nii, nagu ma eeldasin, ehk siis Momaxi sõrmuse puhul ma ei saanud kuidagi seda trenni otseselt registreerida ja seal ei ole ka seda ise tuvastamise süsteemi. Ehk siis Momaxi järgi ma justkui ei teinud trenni. Samas ma pean ütlema, et ikkagi seal on näha, et kui näiteks seda aktiivsuse skoori vaadata päeva kohta, siis see oli tegelikult päris kõrge, mingi 92 või midagi sellist 100. Nüüd ringkoni puhul, kuigi see sõrmus tuvastas, et ma tegin trenni, siis kuskil 2 tunnist, isegi 2,5 tunnist trennist, ta sai aru ainult seda, et ma tegin pool tundi trenni. Aga ringkoni puhul ikkagi hästi suur pluss on see, et kuna ta selle pool tundi tuvastas, siis ma sain selle ilusti ise ette võtta hiljem ja muuta seal siis andmeid, ehk siis ma muutsin trenni pikkuse ära, sain märkida, et mis sorti trenniga tegu oli ja tegelikult ise arvutas kohe ka ilusti need ülejäänud andmed selle järgi ümber enam-vähem. Nüüd jõutrenni puhul ma ikkagi pean ütlema, et mind tegelikult häiris kogu see aeg, et mul oli midagi sõrmes. Okei, täna on ka veits ekstreemne, mul on 2 sõrmust sõrmes, mida ju tavaliselt ei ole inimestel.
aga mul oli ikkagi terve trenn see mõte peas, et mul on midagi sõrme ümber, mis on õrn ja mida ma pean hoidma. Ma pidin kõik harjutused sellest lähtuvalt valima. Paljusid harjutusi ma ei saanud teha, näiteks ma ei hakanud lõuatõmbeid tegema, sest et ma kartsin, et see kuidagi surve vastu metalli ja täiskeha raskusega seal peal rippumine ei ole tõenäoliselt kõige parem mõte. Okei, ma oma padjanäoga just ärkasin, aga ütleme nii, et nende kahe sõrmuse võrdlemine une osas on suhteliselt keeruline, sest need ikkagi mingil määral said väga erinevalt aru asjadest, et kuna ma magasin täna 2 jupis, siis üks arvutas selle kokku nagu 1 une alla, teine arvutas, et üks neist oli uinak, teine oli päris uni. Unefaasid kõikusid äpiti kohati, et üks näitab märkasin väga palju üles seal vahepeal, teine ei näidanud ühtegi ärkamist. Kumba tõsisemalt võtta, ei oska öelda. Mis on huvitav on see, et see uneskoor oli mõlemal hästi sarnane, et ühel vist oli 43 ja teisel 44. Lõpuks otsustasin proovile panna ka sõrmuste kontrollitavad terviseandmed, sest just terviseandmete usaldusväärsus on see, mida nutisõrmuste puhul palju kahtluse alla seatakse. Ka sõrmuste enda kasutusjuhendid rõhutavad, et tegemist ei ole meditsiiniseadmega. Ma mõtlesin, et on mingid näitajad, mida saab ilmselgelt mingil määral võrrelda ja öelda, et kas need on siis legit või mitte. Esimesena alustame siis tavapäraselt pulsi mõõtmisest aparaadiga. Vererõhuaparaat ütleb, et mu pulss on hetkel 73. Siis Momaxi sõrmus ütles 75 ja Ringkoni oma ütles 72. Ehk siis ma järeldaks siit, et nutisõrmuseid saab päris hästi usaldada tegelikult pulsi mõõtmise osas. Kehatemperatuuri osas on nüüd tegelikult niimoodi, et me saame võrrelda ainult reaalset kraadiklaasi ja Momaxi sõrmust, sest et minu üllatuseks Ringkoniga ei saa mõõta niimoodi kehatemperatuuri, et ma nüüd tahaks teada, mis see on, vaid ta annab sulle lihtsalt, et mis sul üldiselt keskmine kehatemperatuur on ja siis midagi on lihtsalt, kui palju see vist kõigub või midagi sellist. Klassikaline kraadiklaas ütleb kehatemperatuuriks 36,1 ja Momaxi sõrmus ütles 36,3 ehk siis jällegi tegelikult väga ligilähedased numbrid. Kui usaldusväärseks sa ise neid andmeid pead? Siin oleneb millega võrrelda, on ju. Nendest asjadest, mida ma kasutanud olen, tundub see sõrmus kõige täpsem just unekvaliteedi mõõtmiseks. Spordi mõõtmisel kell on kindlasti parem. Ja sest kella siduda veel selle pulsivööga, kui sa saad veel täpsemini mõõta. Ja siis saad väga täpselt andmestikku selle kohta, et kuidas sul sport läinud on. Kellele sa soovitaksid nutisõrmust? Ma soovitaksin nutisõrmust sellisele inimesele, kes tahab juhtida oma elu kvaliteeti ja tervist. Et niisama ilu pärast on ilusamaid asju, mida kanda. Seega selles meeletus nutisõrmuste hulluses tasub tõenäoliselt esmalt võtta hetk ja teha väike taustauuring, et milline sõrmus sinu eluviisiga kõige paremini sobib. Kuigi iga sõrmus kannab endas ägedaid funktsioone, siis võib alati leiduda mõni, mis üllatab sind veelgi enam. Anna meile kommentaarides märku, millised on sinu kokkupuuted nutisõrmustega, jaga enda soovitusi ja muidugi vajuta seda subscribe nuppu.